Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist, taaskord jalgpallistuudio koos, seekord vahelduseks siis kolmekesi, sest Siim rullis, Anders Ooper on Ameerikas tagasi. Ajasid mingit ila, et mingi liiv lendas silma, olge ausad. Räägi siis kiirelt, kuidas oli, kus sa USAs käisid, mis tegid ja kuidas ikkagi läks nii, et silm on täitsa paistes. Miami's olin ja ei midagi seal, vaatasime ringi ja sõitsime siia sinna ja mängule said ikka United või seda Interit vaatama ei saanud? Natuke jäin hiljaks selle sooviga, et kahjuks ei saanud jah seda, pärast nägin telekast seda ülevaadet, päris vägev oli olnud, et kahju sellest ei saanud jah. Aga ei tea jah, mis silmaga. Ja mees, kes on siis otse peaaegu lennult tulnud, tegelikult mitte, aga mõned tunnid tagasi, Madis Kalvet. Tegelikult võtame seal mängu, võib-olla võtab hästi kokku see, et suur valikmäng tegelikult lähedal, aga meediast oli kohal siis oli Soccernet, see on jalgpalliliidu rahad, siis oli Delfi oli kohal, ERR oli ilma kaamerameheta, eks ole kohal, mis tähendab selles mõttes täitsa totter, et olgem ausad, mingi Laadri Tammeka mäng, see on ka parem ülekanne kui see, et meil polnud vaheaja stuudiot, polnud eelstuudiot, polnud intekaid ülekandest täitsa ulme. Et räägi siis koha peal see mulje, et ma saan aru, et inimesed fännid, kes läksid, olid ikka väga nördinud, et õluti müüdud staadionid, et sa pidid kaini peale vaatama seda mängu, nad olid teadu marus. Okei, seda, et mina nagu sinna tsooni, selleni ei jõudnud, et õlut oleks saanud osta, aga päev enne mängu käisin õhtust söömas, siis oli jah, võtsin pitsa ja õlle, 38 € oli kokku, et siis ma mõtlesin, ma rohkem ei taha, seda ma võin USAst ka öelda, seal oli igal pool olid maksud juures, näed mingid pitsad, $25 pitsa, aga sa maksad juurde 18% mingit maksu, siis veel mingit maksu, siis anna tippi, mis sa tippi ei annagi vähe. Mingi 50% tuli juurde veel hinnale. Igatahes, millest me räägime loomulikult Norra ja Eesti mängust, lõppes siis nii, kes ei tea, et 50. minutiks oli seis 0-0, kõik ilus, 62. minutiks oli Eesti 0-4 taga, Ratsarat lõi Sördlot, Rats lõi Haaland, Eesti auvärav Robi Saarma 64. ja olime ausad, siis sai see mäng läbi ka, et ise statistiliselt vaatad, et pealelöögid, mis ta on 18-6, et justkui tore, aga Norra viimasel 20 minutil pealelöögid Eestil 1-0, let's go, vaata see näitas Eesti tõelist taset, saime mängu tagasi ja nii edasi jutud, aga tegelikult ikka see mäng sai ikka maru läbi, et seda vist koha peal oli ka näha ja tunda, et edasi Norra vist enam ei viitsinud. Jah, et selles mõttes ikkagi publik oli kohe alguspeale väga nii-öelda koondise taga ja kui seal Eesti esimene poolega üritas seal rahulikult võtta, siis ikka kohe oli vile ja nii-öelda hoogsalt anti endast nagu märku ja lõpus oli juba rahvas püsti ja laulis seal ja lisati mingi linte seal ja MM-il ja vau ja kõik oli selles mõttes kohalikud olid nagu väga rahul, jah. Hindeid paneme siis loomulikult, nagu meil tavaks on, et mängud võtame kokku hinnetega 5 ära ja 4 hea, 3 rahuldav, 2 mitte rahuldav, aga suure pildi küsimus, Anders Ooper hästi kummaline on seda mängu selles mõttes kokku võtta, et 1-4 tegelikult on ikkagi pakk, aga teisalt, eks ole, Kihlve kontorid, ütleme Olipet näiteks, seal minu over-under oli, et Eesti 3,5. Eesti justkui mängis paremini, kui võis oodata, et selles mõttes, et saime... See, et nad väravalõid oli üldse ootamatu. Kuidas sa võtad seda kokku, eks ole, et ma sellist nii kahetist emotsiooni pole ammu olnud, et justkui saad 3 värava sisse ja aga samas nagu ei ole hullu. Ja ütleme, esimese poole, jälle see öeldakse 2 erinevat poolt, täiesti 2 erinevat, kui esimesel poolel me suutsimegi need rünnakud ikkagi kontrolli all hoida, väiksed seal paar tsenderdust olid, mis üks Sorloht ei saanud pihta ja üks läks vist natuke üle, et need olid need ohtlikud momendid, et aga enam-vähem kontrolli all, kõik ilusti kompaktne, aga jah, siis teisel poolel liiga kiire avavärav. Norra tuli ikka hoopis teise hingamisele ka välja, et seal oli näha, et kuulus Stales Sulbatin vist oli tuulutanud mehi, et see teravus ja asjad, mis tegutses, et sul oli hoopis teine, et Eesti ikkagi... No jaa, sul oli vaja, aga nii ongi, et nende suurte vastu, et sul on vaja see 15-20 minti vastu pidada nagu esimesel poolel ja sul võib olla publik taga nii edasi, aga ka publik esimese poole lõpus tundus pigem vait jäävad, et sa ei saa pigem hakatakse ja nii on, nii lihtsalt on, et nüüd teise poole algul, mis oli 5-7 minut vist oli midagi 52-3, kuna nad lõid, see oli nagu perfektne nende jaoks ja kork lendas pealt kohe. Et see me soovitame. Eesti siis mängis kuulsa
1-5-4-1 taktika, tervitame Mart Poomi, et ta peab selle ühe väraviga ütlema, sest see on oluline, et noh, toimetus ka saadet teid, ma ütlesin kohe, kui oli selge, et Baskotsit ei ole, et siis peab tulema see 3 keskkaitsjana, et natukene võib-olla Baskotsiga võib-olla poleks isegi olnud seda ma pakuks, aga midagi nagu toimis ka, et noh, tegelikult ma ütlen esimene poole, et peale löödid Norrale 13-2, teisel 5-4, see tähendab, et kõik asjad, mis teie värava suunas pandi, oli võrgus ja siis lõpetati mängimine ära. Et selles plaanis omamoodi. Aga ma arvan, et see esimese poole see kaitses istumine, olemine, noh, nii-öelda liinid kokku ja kes seal ääred tõusid üles korra, nagu kuidas iganes võtta 5-2-3 või 5-4-1 vastavalt olukorrale, see ju päris hästi tegelikult toimis. No mis kõige parem see esimesed, ma ei tea, 30 sekundit. Seda ma et ise telekate jõudsin. Larsen vaatas palli ära, Nuusa jõudsis ta absoluutselt kõik üle, see oli nagu mingi umbes ma jõudseks mingi lasteaias võidu minna, no sellise kiiruste vahel, siis mõtlesin küll, jomma joo, et see toimi 0-15, aga kuidagi see Norra õnneks oli ikkagi Jumar ja Eesti see kaitse mingi ajani pidas, aga alustame. Väravas Karl Jakobein sel korral siis võttis 7 pealelööki, norralased tegid, nendest 4 Hein lasi sisse, aga ma ei tea, kas ühegi värava puhul saaks öelda, esimene värav siis Sörlotilt oli paarilt meetrit peale, seal pole mitte midagi teha, teine oli... Ta hakkas nagu minema, kui seal palli peal tundus, nagu hakkaks nagu minema, aga... See oli liiga lihtne, seal oli ja ilusti suunatud. Võtame esimene värav, jah, tuli äärelt see Berge, jah, Hein tegi nagu paar sammu, aga siis jäi ikkagi joonele ja siis Sörlot paarilt meetrit, seal polnud mitte midagi teha, teine oli kaugelt senderdus. Peaga Sörlot kuskilt penalti punkti pealt. Võib-olla oli suluseis. Ei olnud. Kuusk kattis ära ikka selle vigem. Seal oli korra näidati, siis keegi lootis. Kolmas oli siis jälle Haaland värava eest peaga rammis sisse, Heinal polnud mitte midagi teha ja 4. oli siis Haaland rammis jalada sisse, tarant latti alla, seal polnud ka mitte midagi teha. Võib-olla ainus ära, kus võib-olla see teine värav võib-olla oleks võinud ära hüpata või näppudega ära tuua posti kõrvalt, aga nii täpne ja nii tugev loet oli, et aga ma ei tea, te võite kuidagi Hein oli minu meelest kohe mängu alguses peal kuidagi ebakindel natuke, tal minu selliseid hästi palju sellised senderdusi, kus ta nagu ei saanud palli kätte, ma ei tea, seal rammis rusikada mööda, et söödud, mis sinna avanevad söödud äärtele, ei olnud ka veel täpsed, et ma ütleks, et Hein jättes kõrval need 4 väravat, siis ta, kui pahatihti see Hein on selline, et sealt tuleb siis kõva enesekindlus tuleb, sa tead, et taga on Hein on ees ja need jutud, siis seekord oli minu meelest nagu natukene tundus ebakindel. Võib-olla ma loen jälle liiga palju mingitest väikestest asjast välja. Ja ma arvan, et Heina vastas olid lihtsalt Heinast tunduvalt suuremad mängijad, mida nagu väga tihti ka ei kohta nüüd, et eks ta jäi seal jah mõnedes kohtades nagu isegi võib-olla selle võimsusele alla, aga seal norrakad läksid ikka julmalt sisse ka sinna, ja mis ära ka vilistati, olid ikkagi vead, et ei olnud lihtne kindlasti neid senderdusi seal väga tulla noppima ja sööduprotsent 61, et selles mõttes, et ma ta kandseb pikka ka päris palju nagu ka ja, et ei olnud täpsed ja ühe korra andis selle mega halva selle Shane äkki küsis, et andis sinna selle, mängis lahti nii Shane'ile minu meelest oli. Et ma mõtlen ausalt, vaatasin mängu ühes spordibaaris ja võib-olla ei ole kõige, analüüs ei ole kõige täpsem ja mäng oli selline, ma ei viitsi seda, tavaliselt vaatan üle, aga see, ma viitsin üle ka vaadata, siis see 1-4, aga ma mõtlen, et see jättis paar korda, minu meelest need pooltäitsid ka oma sööduga surra all, et ei olnud head lahendused. Mulle pigem nagu ei jäänud nagu head muljet Heina mängust, me oleme Hein on, ma arvan, läbi, kui me hakkame siin keskmist võtma, ma arvan, Heinal on see valiksarjas lõpuks oligi mingi 5 lähedal, aga seekord nagu 5 mina ei saaks anda siin. Ja selles mõttes ma kindlasti olen selle koobalt nagu nõus, et ta kindlasti on palju paremaid mänge teinud ja aga samas jälle ka mingid olukorrad, esimene poolega, mingi hetk, ma mäletan, kes seal kastis oli, seal Viia kast tuli seda palli peaga ründama, Hein läks kenasti julgelt sisse, et ta nagu ei pelga selliseid olukordi ja ta nagu mängib nagu julgelt, mis ennast on nagu hea ja samas tegelikult on ju enda jaoks uues olukorras ka, klubis ta pole nüüd ju 6 aega mänginud, eelmine aasta käis ju kogu aeg tuli praktika pealt, isegi eelmises aknast tuli ju 2 mängu pealt, et nüüd ta ongi sellises tegelikult isiklikult ka kehvas nagu seisus, et mängida pole saanud ja seda ta ise tõi esile ka veel, et eks see mängupraktika annab kindlasti tunda, ma ei tea, võib-olla koha peal oli seda rohkem tunda, kas oli ebakindel või mitte, et keeruline öelda, ma arvan, lihtsalt vastane oli ka päris ja, et keeruline tema jaoks. Pigem ma arvan ka ikkagi selle
mingi 4 võib kindlasti ära panna, et seal 4, 7 pealöögist 4 selja taga, ärme hakkab. Ma just lugesin hommikul Sotternite hindeid. See oli nagu vanasti Mart Poom sai. seal oli nime eest. Seal ma vaatasin ka, et Sotternite hindeid on ju, mul hinded meeldivad, ma julgustan Rikki toimetusse, ma Rikki hindeid, ma alati loen. Et seal 5 oli keskmine sooritus, on mingid üle poole koondise sai nagu 5 või parem, et kõik tegid keskmise või paremini. Üks vend sai 3, mis on siis kehv. Et kõik oli justkui suurepärane, saime 1-4 uuesti, me saime 1-4 nii, et Norra lõpetas mängimise ära, selles mõttes, et meil tehti 13 minutiga. No teeme 4- siis, noh, ei. See 4 on hea mäng, kas Hein tegi hea mängu? Ütle mul, mille poolest tegi Hein hea mängu? Ma olen nõus, kui sa selgitad mulle ära, miks see mäng oli hea. See oli minust rahuldav mäng. Ta ei teinud ju, ütle mõni supertõrje, mis ta tegi. Okei, selles mõttes tõesti ei teinud supertõrjet või midagi. Aga selles mõttes kokku see oli ka see, et ta nagu ju ei vedanud ju kordagi alt, ei teinud ühtegi mingit jama ja no jaa, see on ju rahuldav esitus, kui ta jama ei tee, mitte ei ole hea. Hea tähendab seda väravat, et ta teeb midagi silma võtta tead. Selles no ei olnud. Ma parem 3, see on ainus kord, kui ma surun enda arvamuse läbi ja minust ainus kord, rohkem. Ainus kord elus, Ainus kord, jah. Mängisime siis 5-4-1, mis tähendab 1-5-4-1. 1-5-4-1, vabandust, Mart Pomm. Et igatahes, võtame siis alustame paremalt seda 5 liini. Sjönin Larsen. Ei, ma ei tea. Ma ütlen, võib-olla kõige keerulisemad rollid olidki Sinjavskil ja Larsenil, sest see mis ta nüüd, Nusa ja siis see Bob, valejalgsed ääred, no just see, et isegi äärest võib-olla ei mindudki läbi, aga see sisse tulek, et seal ja nüüd ma ütleks, võib-olla isegi hätta jäi selle pärast, et ei jõudnud Saarma sinna appi tagasi seda nurka kinni, kohe alguses oli ju, et 2 vahelt puges läbi, aga seal peab paremini selle nurga ikkagi tekitama, et sa ei poe sealt 2 vahelt läbi, et pluss, eks ole, see norralaste 4-4-2, need ääriraitsed ka jube tõusvad, eks ole, et see üldse Rierson oli seal ikka Rierson, eks ole, andis 2 ära sööt ja teine vasakraits oli see Wolfes andis 1, et seal see meeste arvamine oli keeruline, see Nusa on, et ta lõikas rohkem sisse, ta sealt annab tuli see Rondina, tuli Wolfe ja kohe tuli see Saarma selle abiks ei jõudnud või jäi paar tasvi sammu maha, siis oleks ole Larsenil oli keeruline, sul on 2 meest, ülihead meest vastas. No see sisse minek ja löögile minek, seda on keeruline katta, et kes see võtab üle, nagu sa astud liiga välja, kohe märrakse sulle äärele tagasi, jah. No Nussa tuli avapoolel vist äkki, see oli 3 korda tuli vist esimese 2 minuti jooksul ikka, see oli küll suhke tunne, et nad ja oli ju, Nussa tegi ju ka selle 4. vära veeltöö, kui seal andis Larseni. Tema poolt tuligi need 2 ohtlikult esimese poole asja, millele peaga ei saadud pihta, et löök ka vist peale veel. Mis hakkab silma, statistiliselt hakkab silma, tegelikult hakkaski mänguliselt Larsen väga palju valesööta või väga palju sellist suvalist puhtaks petsmist mitte kellelegi. Et selles mõttes, et just eriti tema puhul hakkas seda silma, et isegi nagu oli ruumi midagi teha või natuke julgust, et võta see väike stopp ja vaata, ei, mingi suvalised sinna kuhudi, justkui Sappinen suunas, ei olnud ja Sappinen ei olnud, võimatu oli sinna jõuda, et sellist nagu see nagu jääb rohkem tripeldama kaitseks, et seal üks ära tuli selle pealt, et ta võib-olla oleks võinud, eks ole, ette jääda. Aga just see rünnakul, natukene võiks seda enesekindlust rohkem olla, et see mind üllatas kõige rohkem, et eriti, ma ütlen, tema hakkas kõige rohkem selle silma, et selline julgust, mure peaks olema sellises olukorras, kui sa palli võidad, et me ei oleks selle rondi all, et otsi seda kaaslast, mitte, aga samas saab aru ka, et maru raske ülesanne seal äärel olla. tuleb nõustuda, jah. Mõlemad wingbackid olid meil ikka sellise surve all selles mängus, jah. See ongi tegelikult see kvaliteetselt on nii kõva, nagu ma mõtlen, Saarma pärast mängu ütles ka hästi, et kui nad on palliga, siis nad jube rahulikud ja kui neil palli ei ole, siis on jube agressiivsed, et sa oled nagu mõlemad pidjalt kogu aeg nagu kehvas seisus nende vastu nagu. Pane siis 2, jah. Nii, mina just mõtlesin positiivne. Võib 2 olla küll, ei saa öelda, et oli midagi hästi. Kui mina võib-olla siis 3 miinus vand, et las olla 2. Nüüd Eesti vaidled. See nagu väga ei saa veel sellest vilest aru, see kuhu poole see vile kaldub. Ma nagu Eesti kohta. Eile oli küll väga hea vile tava poole. Päris huvitav oli, jah. Ma vile puhul, ma ütlen ausalt ära, vaat seal oli see, kuidas Eesti värav oli, muidu unustan ära, et see oli see Haaland, eks ole, tuli kiiresti, eks ole, tuttus seal, Eesti siis kiirrünnaku, Sappineni vastu tehti viga
Rohtin lasi edasi mängida, Eestis oli kiirrünnaku. Tead, mis Eestis oleks juhtunud? Eestis oleks juhtunud see, et see Sappeli vigaks ära võetud, esiteks ma oleks edasi lastud mängida, siis ma oleks 3 minutit vaatan varre. Ei no reaal, ilma naljat, siis ma oleks vaadanud seda Haalandi olukorda mängu, oleks 3 minutit seisnud ja mõtled, et kurat, see Eesti jalgpall kuidagi tempo on ikka aeglane. Et see, ma ütlen, jumalast äge, et ei ole mingi stopp, et lasi kohti, ideaalne, et ta lasi sealt edasi mängida, et super. Ja paku, kas kaart anti mängus? Ei andnud, mitte ühtegi kaarti ei olnud. Kas see Andres Ooper, kui Eesti saab 1-4 pähe ja pole ühtegi kaarti, kas osade jaoks on ilge mure? Ma küsin, kas sinu meest on... Ei olnud ju momente oli küll, et kus oleks võinud, aga kohtunik hoidis selle asja päris normaalselt kontrolli all, et ei olnudki vaja hakata kohe lehvitama seal, et mitte selles, et me ei läinud kuskile agressiivselt, me tegime seal haiget küll, et oleks võinud mõlemale poole anda, ma arvan, aga lihtsalt see liin, täpselt, kohtunik ei hakanud ennast vahele segama sinna igasse olukorda, lasi mängijatel mängida. Andres Sõber ütles, et enne kui kollased pole täis, enne väravat ei lase. Õige. Rasmus Peetson. Esimene värav siis tuli siis tsenderdust, Peetson tegi sammu vastu ja siis hakkas taganema, et natuke unustas Sörleti ära, Sörlet sai üsna vabalt peale lüüa. Teine värav Kuus kattis küll see suluseisu ära, sinna me jõuame, Peetson oli see Sörletiga koos, lasi end üle joosta. Kolmas värav Haalandilt, seal oli ka kõige lähem mees, see võib-olla on kõige väiksem see jama, et okei, et see Haalandiga sinna... See oli, et Haaland hüppas õhku, siis näha oli, et Peetson läks kehasse, küttus minna, aga see nagu ei mõjutanud mitte midagi. Et seal ma isegi nagu ei noriks. Ja 4. värav oli see, et tuli sealt see tsenderdus, siis äkki see Wolfe suunas edasi, sinna tegelikult oli ausad, Peetson ei võtnud mitte kedagi, et tegelikult oleks seal Wolfe juures olema. Mida ma öelda? Seda oleks keeruline jube kehvpäev oli Peetson. Ta kuidagi isegi, kui muud jätad kõrvale, siis ta kuidagi oligi, igal pool oli nagu tema nagu... Mulle nagu nii palju ei jäängi silma, et ei oleks jah nagu, et igas... Aga jah, esimene värav kindlasti, et kui sul tuleb see pall juba üle, et siis sa oled kaotanud, kui sul on vastas selline 2-meetrine koljat, kes mängib peaga väga hästi, et esimesed 2 jah olid jah, mis jäid silma tõesti. Pärast mängus ka seal kõik Eesti koondise poolelt ka nagu rääksid ikkagi, et sa räägid teine mängu hästi palju, et kogu aeg tuleb kontaktis olla, et ei tohi nagu lasta, et kui sa lased seal 2 sammu pealt hüpata, et siis on läbi ja näed seal nii Sörlot kui Haaland said seal paari sammu pealt hüpata ja siis nad olidki, ma ei tea, Eesti mehed olid seal peaga rina kõrgusel neil ja midagi teha ei olnud nagu, jah. Et see vist on raks, et siin ei ole pääsu. Ma arvan küll, jah. Väga, kuidagi sattus, ütleme nii, et ei olnud otseselt tema süü, aga kuidagi sattus. Kõik need olukorrad olid tema pealt. Et tegelikult on ju, Eestist on niisugune mees, kes nagu, ma ei tea, põhimõtteliselt ründajad pelgavad, suur mees tuleb teeb haiget, et seal... ei olnud nagu midagi. Eriti karbi mingi nurgalöögi ajal, kui Norra tõi kõik oma pikad ja siis tekkisid sellised olukorrad, vaatad ka, keda see Soomets peab võtma nagu, lihtsalt sul on kõik, vastu nii palju pikas mehed, Soomets peab võtma pool meetrit pikemat mees põhimõtteliselt, mõtled täitsa perse. Aga see oli üks lühemaid. Ei, aga see, kus juures ma olin üllatunud, et nende nurgalöögid, see esimene oli ohtlik, on ju. Ja tegelikult ei olnud, et karistuslöögid minu arust nad ei jooksnud kõige paremini sinna sisse, et ma olin täitsa üllatunud selle standardite koha pealt, et nad võiksid panna enda selle suuruse nagu paremini maksma isegi. No igas Peetson 2, pole mitte midagi teha. Kuusk mängu algust nagu, või üldse mängus natuke oli jäi apse silma. Mingid asjad ei saanud saatuslikult. See esimene kohe algus, kui oli see Mets päästis ära, sukeldus ette, seal paari meetri pealt sai keegi virutada norralastest. See oli ka Kuusk enda kasti eest ei suuda ära või enda värava eest ei suuda palli ära laarida, mingi Varbar annab vastasel täitsa perse. Et sellised väiksed asju, see sama suluseisu maha võtmine, sa oled liinist 2 meetrit maas, see mõttes, et nüüd me saame näpuga näidata, et Peetsoni tegelikult ei ole, see oli ikkagi Kuusk maras maha, et seal muidugi norralased tegid seda väga hästi, et neil kogu aeg oli see Haaland ja Sörlot kogu aeg sulus. Selles mõttes nad olid kogu aeg sulus, et nad pidid kogu aeg jälgima jah seda liini. Et ühe korrika ammustasid ära. Et tea, kui Kuusk muidu hakkab silmada väga sellise robustsete klaarimiste asjadega ja siis ma ütleks, et võib-olla Peetson ja Mets mõnes mõttes olid nagu silma paistamad sel korral miski pärast. Kuusk jäi vist ühele löögile, seal blokkis ära, ei võtnud ennast ja kohe, et seal mida, nagu ikkagi üritas ja tegi, aga jah. Ütleme, tema nii-öelda tegelikult võitluslik mäng on tegelikult nagu tema mäng, aga selles mõttes see heile kuidagi
ta ei paistnud nagu silma või ta kuidagi ei jäänud jah, nagu ütleme sellises mängus, sellise vastasega tegelikult kuidagi ootaks nagu temast rohkem, aga samas jah, võib-olla see füüsilised kabariidid siis ikkagi nagu lõpuks, ma ei tea, kas mängisid nii palju rolli siis, Ma ei oska nii näed, Madis Kallet. no ei tea, 3- siis, Paneme 3-. Karl Mets nagu just sai öeldud, et mingile löögile seal sukeldus ette, mis Mets veel hästi tegi, Mets, no alt avas mänd, mitte väga õnnestunud seekord, me peame mööma, et kui Heina puhul sai öeldud, siis natuke Metsa puhul ka, et see väga palju sai ta sealt vasakult tulla ja otsida ettepoole söötada, ega need ettepoole söödud, need oleks pidanud on nii head, et Sapil tekiks mingi võimaluse, Voldemar või kes iganes seal ees oli, nagu ei tekkinud. Ja Metsa puhul peab ütlema ka seda, et see on siis kumb see oli, 3. ja 4. Haaland. Üks Haaland värad oli sellest, et Mets ei suutnud palli ära klaarida. See oli Haalandi esimene ehk kogu 3. nagu, jah. Et see jätkas kõik aldas ikkagi sellest, et Metsa üli halvas klaarimisest ja siis Norra sai uuesti selle lainega sisse tulla, see Rierson seal tõmmas, kontsutas kõigepealt Metsa uuesti enda ära ja siis päris heast kohast senderdada, et ma ütlen, see Haalandi, see värav kõige vähem, ma ütleks, on Peetsoni süü, et seal, kui sul kastis saab senderdada täitsa vabalt, siis see on juba, pahandused on nagu eespool. Et Metsal natuke algas ka halba silma, sa räägi siis heast, tee räägi heast. Ei heast, selles mõttes ta huvitav nüansi, mis nagu Mets pärast mängu nagu intervjuus nagu välja tõi, et Eesti jalkakoondise puhul on käest räägid seda, et meil on sellised nagu toredad poisid, aga sellised vaiksed ja väga nagu keegi seal häält ei tee, et siis ta ütles, et oli nagu isegi tema jaoks nagu selline kerge üllatus, et teile oli nagu neid mehi, kes tavast on vaiksed, olid nagu väljakul ikkagi nagu kuidagi elasid nagu mängu sisse ja olidki nagu häälekad ja kuidagi toetasid, et ta tõi seda nagu kuidagi positiivne nüansina välja. Aga samas muidugi ütles ka, et selline kollaps, mis nagu oli see 6 minutiga 3 väravat, et see on selles mõttes täiesti nagu täiesti lubamatu, et ta ilmselgelt oli näha, et Mets oli nagu ta oli nagu väga löödud nagu, et see me ju saime tegelikult need alt üles ehitused mängiti päris hästi nagu norrakad välja, aga siis ikkagi äärelt äärele minekus siis ikka mingi moment ikkagi jooksis see asi kokku ära, aga esimesed nagu käigud olid täitsa olemas, on ju. Ja aga nii palju nagu vanasti nägime, või eelmistes mängudes tähendab, oleme näinud jah, sellist teravat sinna kuhugi Sapile jalga ja sellist seekord tõesti ei olnud ju. Ega oli käsega, norrakad ju tegelikult ju survestasid ka päris kõvasti ja sealt ilmselt oligi Mets peaks olema kõige tõenäolisem muidugi, kes suudab selle palli saavutada, endale saada ja siis leida see käib veel. See ilusat statistika seda, et söödud üleüldse, söödud siis Peetson 46, 41, Mets 40, et Mets mingitel hetkel ikka lülitati välja ka, et mingid vastased on aru saanud, et Mets on see, et las see Peetson ja Kuusk hakkab mängu ava, mitte Mets, Norra suutis seda päris hästi, siin mõned vastased on veel nagu aru saanud, et pigem las need teise mehed teevad. See oli ka vaata, kui tuli seal ju Palumest tuli vastu Heina söödule ennist ka, pigem teks seda Metsa poolt üritatud võib-olla kinni panna, tuli ka jälle seal kuskil mujale nagu lükkame sellise äärele seal Larseni näiteks või seal söödu täpsus 75%, üks koondisi kehvemaid, see näitab ka, et need pikad asjad ei läinud omadele. Aga ta ei saa võrrelda, et 690 on see, et Kuusk lükkas vasakule või paremale palju, siis Metsa 75 tähendab seda, et ta pani ikkagi ettepoole, et need ei ole selles plaanis võrrelda. Seal oli, kui ühele poole juba saadi ära, ega siis naljat enam tagasi ei tunne, mida oleks võib-olla just vaja olnud, et sa kõigutadki ja palju need Haaland ja Sorlot seal joosta tahavad ees on ju selle palli järgi. Õhuvõitlused, Peetson võitis 33%, Kuusk 33%, Mets 100%. Et Mets nagu, see, kui oli pall kõrge välja, oli siis see Mets kuidagi, ta ei ole nagu mega füüsiline ja ta on pigem tark mängija, kuidagi suutis õigel ajal õiges kohas seist. Aga Haaland lihtsalt läksid ära tema juurest. Aga see 4. ära võib-olla oli ka okei, et seal rikošett ja ootamatu, lõppkokkuvõttes Mets jäi Haalandist ikkagi kaugel ja Haaland sai üsna vabalt sealt lati alla vajutada, et seal oleks pidanud ka olema kontaktis. Yes. Nojah, ma ei tea, ma arvan samamoodi 3- äkki, jah. Paneme 3-. Sinjaski Vlasi lõpuks ometi vasakkaitses, let's fucking go. Aga ma ütlen, nagu me
et seal oli Bob, maailma kõige ägeda perekonnimega mees, Bob. ja siis, ja pluss sealt oli see Rierson, et noh, nagu öeldud, see Rierson ratsöötu, et tuli, päris palju ohtu tuli ikka sealt poolt, Sinjavski ääre pealt, et no esimene värav tuli ka ju, et Senders, mis tema pealt lasti panna ja telekas ja see kommentaatorite poolt jäi ka üks ründajalik, millega ma täiesti nõustun, et selline, kui sa näed, et sa ei saa kätte, siis ära mine ja astu, et see tehti väike nõks vastu ja mindi ääre pealt läbi, et nägi päris paha välja, kui sa oled kaitsja. et selline ründajalik pressing oli, et siis sa ei saa olla nagu vasak kaitse, ütleme, aga wingbackina võib-olla veel, on ju. Muidu jah, palliga midagi natukene üritas. No, ütleme, see vana point on see, et tahab olla vasak kaitse, sellepärast, et rohkem saaks palli kätte, et ta isegi võttis vastasid, et me oleme siin neid mänge olnud küll 90 minutit 0 driblingu ratset, et täitsa mõtet, et sellest midagi nagu üritas, aga midagi liialt ohtlikku siiski ei tulnud, et selline üsna anonüümne mäng mõnes mõttes. Ja halvas ta võiks nagu selles mõttes jah nagu rohkem lülitada, et kui ma olen kaitse hetkel, ma olen kaitse, et mitte wingback või mitte ääreründaja, aga jah, et tegeleme kaitse asjadega ja siis ongi see koostöö teistega ka, nagu ma ütlesin, just Larsen ja siis Saarma pidid tegema paremini koostööd nende äärtega, siis oleks temal samamoodi olnud vaja seal Shane'i abi natukene rohkem. Ilmselgelt mulle tundub, et Sinjavski on nagu sellist tüüpi mängija, kes sobib võistkonda, kes mängib rohkem palliga. Täpselt nõus. Mis ta nagu ongi hea, aga kui võistkond on see, ma ei tea, 35% ja palju see pall meil oli, et siis sa... Et sa peab olema mentaalselt valmis seda kaitsetööd tegema ja olema ja istuma ja siis võib-olla nõelama teravalt vastu, mis võiks olla tema trump ka meil. Et nagu siin ka ju, mäeta, kes see täpselt rääkis, aga mul oli ka olnud see, et kui paar koondise laagertud on niimoodi, et kui tullakse kokku ja see eeldaks, et Sinjavski on see, kes mängibki siin nagu vasakul ja siis nädalaga juhtub see, et salisse tõusis. et see ilmselt see mingid asjad nagu on. Ju siis on trennis ka. Trennis ka mingid teatud asjad nagu olnud, mis jäävad silma, aga seekord oli ikkagi tema põhise. Hinne, Maidis Kalvet. Ma ei tea, ma arvan, kui Larsenile panime 2, siis ma paneme Sinjavskile 2. Jah, et äär ei saadud kinni. Kõige problemaatilisem oligi tegelikult, need ääred olid. Meie asi oli ääred kinni saada, et ei saaks palle panna Haalandi ja Sördoti peale, selle lõpuks hakkama ei saadud. Sealt need väravad tulidki. Täpselt. Punkti panna saakale. Robbie Saarma debüütvärav, kui ma ei eksi, Eesti koondises, nagu öeldud, Eesti sai palli, kõigepealt pikk pall tuli siis, eks ole, Sapinen suurast, talle lennati selga, kohtlasi edasi mängida, Paluvets läbi jooksule, Saarna tuli, hops, mis ta tõmbas sealt, Hegemi jalga vahelt läbi, pall teravalt sinna posti kõrvale. Ütleme see natuke, kui te vaatate, kuidas see teine kaitse, Aier, kui laisalt kaitses jookseb, siis see näitab ära ka, et kus see värav tuli. Et ma arvan, et kui seisuks 0-0, et see Aier oleks seal maha ramminud, see Aier oli, see tuli, nagu nii ei löö. et seal oli näha, et Anna Saarma kõva saavutus, värav, väga hea, muus osas täiesti anonüümne, täiesti mängust väljas, neid pallipuuteid olematult, ta nagu tegelikult, kui poleks ta seda väravat löönud, siis ta oleks öelnud võib-olla kõige anonüümsem mängija plats, aga mängi asi on väravid või Andres? Absoluutselt, see oli ilusti tehtud kõik ja finish, aga jäi ka esimesel poolel silma selline üllatuspress, kus ta tuli sealt ja ajas taga, ei saanud palli kätte ja mis siis tuli, pall läks tagasi tema äärde, ja Sinjavski, see Larsen on üksinda seal põhimõtteliselt, ja me ei jõua seda üle nagu enam mehitada sinna teisele äärele, et selline iseenesest nagu on tore asi, kui sa selle palli saad kätte, aga väga suur oht meeskonna pressingus, kui sa avad nii-öelda vastasele tee. Et võt ei saa nagu alati heaks kiita selliseid oma loominguid ja selliseid presse, aga ma ei tea, võib-olla see oli ka taktika, et davai, võta see šanss ja kui saad, mine, võida, küll me tagant manageerime, ma ei tea. Sa ise ta mängu järel ka tunnis, et tegelikult ta ei olnud nagu mängus sees, et palliga mängu nagu võimsalt ei olnudki ja siis teda nagu ka sellega palliga mängus ei olnud, et selles mõttes see värav jah, mingis mõttes nagu nii-öelda, kui me siin personaalselt hindame, siis tema esitus nagu selles mõttes nagu
teataval kujul ikkagi nagu päästis, et ma olen täpselt söödud keskväljal Palumets 22, Soomets 20, Shane 13, keskkaitsed kõik 30+, ääred ka 20 ringi. Palju Saarma oli täpselt sööte mängus? 4 täpselt sööte. No see nagu näitab, et ta ei olnud nagu, mängis okei ka, 7 minutit, mängis ka Saarma, kui jäi meelde, kas äkki see oli, see oli havapoolel, oli mingi olukord, kus Haaland tuli ka kuidagi keskväljale, tuli seal palli võtma ja siis Saarmast üritas ka nagu kehasse minna. Haaland jooksis lihtsalt edasi, ma mitte väga aru, et keegi nagu tuli kuskilt või midagi. Ei, need kehad, need Norras ka, see oli õud. Selle kohta Saarpärast Tang ütles ka, et see on nagu selles mõttes, et väljaku kõrvalt võib-olla ei saagi aru, et kui suur see vahe on, et väljakul on tegelikult see vahe palju suurem, kui palju kõrvalt visuaalselt nagu tundub, et see on nagu täitsa kosmos nagu. See on mingi 2 meetrist käsipallurit põhimõtteliselt on, ja see oli veel jumala tehnilised ja kiired. No Saarma, väraval oli, siis on ikkagi 4, ma arvan. Ükskõik, sa võid olla, Andres Ooper. Ma isegi natukene tahan nõus olla sellega. See on Andres Ooper, sa võid terve aja jooksed. Keegi peab see tegema ja siin oligi meil ju need ülemised, ütleme, Sapi tegi väga palju tööd kaitses ja Shane ja Saarma olidki need, kes siis võiks selle vahe nagu teha, et kui me kuhugi põgeneme millegi eest ära ja vastase vära poole, siis need 3 mängijat oleks võinud olla ja tema sai põgenema ja lõi ära, et selles mõttes hea töö. Me oleme varem ka kritiseerinud, kui siin eelmine aasta Rootsiga mängisime, Tamm sai seal 1-1 minna, ei löönud ära, nüüd oli Itaalia vastu võõrsil Ainsalust oli see, kes seal ei löönud teile head olukord ära, et selles mõttes lõpuks nagu mängus, kus meil tekkis tegelikult üks sükke, tegelikult ei olnud just 100% võimus, oli 2 kaitset seal kõrval. Ta ise tegi sellest, et see jalgade vahelt või mis seal on ja et see... Et sama oli tavapoolel see ju tegelikult Sappinen võib samamoodi jooksu on, kui ta seal peale lõi, et tegelikult ikkagi sükke individuaalset meisterlikkust jääks sellele olukorrale oli ka vaja, et ikkagi see ei olnud, ei kukkunud sülle lihtsalt, et ma nüüd lükkan tühja. Seal oli ikka vaja natukene stoppanguid ja driblinguid. Ei oli jah, täitsa ilus. Et panen 4 on ju. Jah, olen nõus. Üks meist, kes muidu tundub juba suur, see Palumets. Ma lihtsalt statistika, peapallide võidu protsent Palumetsal oli 17%. No tegelikult, et kui ta muidu vaatad enamik mändu saates, kus Palumets on suur mees, võimas, kui Keila mees, vaata. Keila said võimsad mehed tulevad ja vaata, aga võta näppust, et seal selles olukorras ei tule välja, mis sai pluss, väravasööt ja tegelikult oli hea sööt, see mõttes, et enam paremini ei saanud seda olukorda lahendada. Muus osas juba keerunud mäng oli selles mõttes, et jah, seal ülesehituses olid nagu mängus sees söötudega otseselt ju ei eksitud, selles mõttes seal hätta jäädud, kontrollisid Soometsaga seda kaitseliini esist ja nagu jah. Et see on jah, et kui me hakkame alt ju tulema, siis tihti peale on ju Palumets see, kellele seal nagu söödab ja kes siis hakkab seda paljust nagu edasi jagama, et on selles mõttes ju... Kuskil jooksis alati kokku, et kuskil enam edasi ei läinud see asi, et suutsime siin äärde ära mängida ja siis... Palumetsa sööduprotsent 88, et mis näitab 2 asja. Kuu poole. Optimist ütleb, et väga tubli, et peaaegu koondise parim. Pessimist ütleb, et nagu natuke võib-olla võiks mitte nii kindla peale need söödud olla. Samas, kui sa oled seal see esimene vend, kes see väravees seal palli saab, sealt sa pead ikka kindla peale mängima, seal sa ei saa nagu seda mingis momentis absoluutselt. Me pidime Ubakiviga kunagi need mängijad, kes olid täitsa tripkal, pidime üles kirjutama, et söödud, et kes andis kui palju sööte, siis oli tagasisööt, ristisööt ja ettesööt. Et kui nüüd panna need kirja, siis oleks täitsa huvitav vaadata, et mitu nendest teelt ettepoole läks ja mis oli natukenegi ohtlikumad. Üks vähemalt oli. Vähemalt oli, jah. No, aga ma ütlen, et mina võib-olla isegi seda testvälja sellest, ma ei oska seda seisujuhtu võtta, et mõnes mõttes ei olnud nagu testkaitses, eks ole, nagu me ütlesime, tulid asjad tulid äärelt lõpuks kõik, mis tuli. Et selles mõttes ei saa testvälja nahutada, nagu rünnatud nagu liialt palju endal ei olnud, eks ole, selles plaanis jälle nii ja naa, et ma arvan, et värava sööduvest, ma arvan, peab ikkagi paneme 3+, jah. Jah, või 4 miinus. Paneme 3+. Soomets ja natuke rohkem võib-olla oma töökusega silma jälle. Minule vähemalt. Ta on jah, selles mõttes, kui Palumetsaga võrrelda, siis tema on jah selline võib-olla robustne vale sõna, aga ta on siiski jah kuidagi võitlejam või ja kuidagi on rohkem pildis seal, ma ei tea. Aga jätta väravasöötu kahjuks ei tulnud tal. Natuke mina Soomets see mingites olukordades jääb nagu
ma ei tea, mis sõna, minu see kaitses jääb natuke võib-olla hiljaks ikkagi, mingid asjad, et ta jäi oma kiiruse kätte, talt võeti ära, et ta ei jõudnud õigel ajal sellest nii-öelda pallist vabaneda ja leida käiku, jah, et natukene see tegutsemiskiirus, no norrakate muidugi surve oli ka, aga jah, seda enam sa pead kiiremini tegutsema seal. Et kõige tehvem sööduprotsent, täpsete sööduprotsent või Soometsal. Noh, ma ütlen jälle, see on jälle maitsesi, et kas, pigem ma ütleks ka, et Norra esiliiga versus esimesel poolel minule meeldis täitsa. Minu poolest sina koha pealt, kas sa jah. No see mõned olukorrad olid, kus ta seal ju ka edasi söötis, siis läksid need söödud selles mõttes ka surve all ja olid siuksed nagu meeskonna seisukohast nagu kehvad lahendused, et noh kindlasti ongi võib-olla see tema ja Palumetsa võrdlus ongi see, et Palumetsa kuidagi on nagu palliga kuidagi kindlam ja osavam on ja samas jälle kaitsefaasis on Soomet sellisem, jälle kuidagi läheb julgemalt kehasse ja on vastasel ebamugavam mängija. Et ma ei tea, lihtsalt 3 või 3 miinus, ma ei tea, kumb see nagu oleks nüüd. Paneme siis 3 lihtsalt, ma ütlen, et kuna ei olnud keskväli, ma ütleks... Keskväli oli lukus, mäng käis läbi äärte. Jah, et selles mõttes jah, see kokkuvõttes tegelikult see duona nagu tegelikult nagu isegi nagu toimib, et oli ka ju see kodus Itaalia vastus ka nemad koos seal keskel alustasid. Natuke täiendavad teineteist, aga... Ja muidu ei nähta, mingi aeg oli see, et kas üks või teine on ja et nüüd on nagu kuidagi jõutud selle koos. Et jah, natuke siis käite oli, võib-olla Räit siin äärel mängib, ma ei tea, Räidi, sest seda ei ole, vaata mul see käidi või see palli vedamine meeldib. Ja sa tuled kohe sellest surve alt selle vedamisega välja, vaat seda kiirust ei ole meil ei Soometsal ega Palumetsal need esimesed sammud, et sa põgened pressi alt ära. Kuskil peaks vastane, et ole sealt, et sa tuled liidud üles, vastane peab vastu tulema, kuskil tekivad vabad kohad, et seda nagu saad kas või vea kätte, tõmbad, keerutad ümber vastase, et seda jah, nendel ei ole sees, et nad on sellised pigem jah, kaitsva suunitusega, sellised mängulõhkujad või? Eesti koondis tegi 6 pealelöök. Nendest, ma ütlen, miks statistika on mõttetum asi maailmas. Eesti tegi 6 pealelööki, neist 3 tegi Rocco Robert Shane. Ükski neist ei lohtlik, ma mõtlen ausalt, Asjort ma ei vaadanud seda nii, ma mäletan ainult seda, kui sa ühe väikese nurgalt see lõi Shane peal, mis oli jumal küll, arvutasin ka, et see on mingi rahvaliigas oled, et saad ühe korra vastas väljaku poolel, siis kindlasti peab peale lööma, vaata, mingi 0 nurgalt lähed siin lööma, milleks? Et täiesti kõige lollim lahendus üldse, nii et täpselt see, et üks võimalus, nüüd peab löögid lõpetama, aga mis need üle tats peale lööki on, ma ei mäleta. Üks oli minu meelest, läks kindlalt üle. Ja üks oli vist mingi raitsjasse jäi kinni, aga ma ütlen, et just poole Eesti mõttes peal löögid, aga tegelikult nagu mida perset. Mingi löök oli jah, kas polnud ka see, kus ta lihtsalt oligi tegelikult nagu näha, et surnud olukord ja lihtsalt läks otse nagu väravahili kätte. Kas mõtleme äkki sama seda teravnurga lööki või? Aga jah, et mõtlen, kui käite ei olnud, siis tegelikult tema oleks pidanud olema see event, kes seda palli niimoodi veab ja ettepoole viib, et aga seda eile ei olnud, jah. Ütleme nii. Aadesop, mis sulle meeldis? Ega ei ongi, et selles mõttes ja nagu ma ütlesin, et need 3 mängijad oleks Shane, Saarma ja Sapi, siis oleks võinud olla need, kes ettepoole jah, on ohtlikud, aga see on jube keeruline, see on see, mulle see 5-4-1 üldse meeldib taktikana, see on minu tiiks. Vaata, nende äärtel on mega raske ülesanne, ühest küljest sa pead olema see Shane'i äärelt, eks ole, tõusis see Rierson, eks ole, et sa tegelikult sul ongi need ääred, on paremalt äär, see Rierson Bob, need tõusevad, need on põhimõtteliselt lasevad Eesti nurgalipu, mängivad mõlema Eesti nurgalipu juures on ja kui Eesti võidab palli, siis just, Shane peab olema seal nurgalipu juures abits on ju, Riersonid üle andma, mis iganes. Kui Eesti võidab palli, siis just kui Shane peaks olema juba ründaja, eks ole. Et sa pead see... Kuidas sa siis ei jõua? Need vahemaad, mida ratta, need on metsikud, et see Sapi oligi pahatihti täiesti üksina. Ei, seda absoluutselt. Et juba raske positsioon on see, mis Saarma ja Shane, juba suured nõudmised meestele. Nagu seal mängu eelmalt, seal Kaarel Tällik rääkisime ka, et põhimõtteliselt mänguplaan nagu Unitedil on ju, et Amorimil läks seal, ma ei tea, 1,5 aasta aega, me siin proovime, kas me täna saame või ei saa. Et selles mõttes oligi, mingi aeg oli siuke kuidagi ruutel seal keskväljas, kaitses langes sinna kõrvale, see oligi see, et see raadius, mis nad pidid nagu töötama, muidugi oligi tõesti hästi suur, jah.
mis Andres Ohper, sa ütle midagi positiivset, mis seinast meelde ei ütle ja sa pane hinne 3–, 3- lausa, mina panen 2 või? mina paneks 2, mina ütleks, see mis tal ootused olid võib-olla kõrgemad. Sappinen sai ühe pealegi, see jube naljakas, nagu sa hakkas jooksma ja näed tagant, nii kiirustevahed on ja näed, et sa ei jaksa lõpuks, see lõpuks selline pehme plönn lihtsalt otse ära oli sülle. Et ma ütleme nii, et võib olla selline vigastust eelne Sappinen, ma arvan, et sealt saanud päris hea värava võimaluse, aga see nägid, väsib ära, ei jaksa. Aga Sappi oli väga keeruline ka, sul see Aier ja Herem olid seal vastas, vedada väga liialt mängus sees. Ma ei tea, et ta nagu üritas ja ma nägid, et ta tulid kaitsesse appi, ta tuli igale poole, ta sai, ta pööras, ta mängis neid palle ette, et selles mõttes, kui me võtame ründaja poole pealt, siis tal oli väga keeruline, aga meeskonna aitamise poole pealt mulle ta täitsa meeldis seekord, et ta oli nagu selline nagu tahtmist täis või selline entusiastlik seal, muidugi väga keeruline mängida selliste vastaste vastu. Selles mõttes tema pluss muidugi on see, et tal võib, kui sa kas või 2-meetrine kaitsel, ta nagu ei pelga seda vastast. Ja ta pöörab ta pealt maha ka. Ta ikka läheb nagu kas või julgelt kehasse ja kõike nagu mängib füüsiliselt ja kõik, aga selles mõttes ma pean nagu nõus olema, et seda kiirust nagu enam ei ole. Tegin temaga nädalagus intervjuu käest, et ka, et ise teab ka, et seda kiirust ei ole. Küll ta tuleb. Pärast vigastust ei ole seda tagasi saanud ja nii nagu kahjuks ongi, et aga jaa, see keeruline positsioon. Keeruline positsioon, aga ütleme üleüldiselt meil oleks vaja, et kui selline olukord nagu tekib, et meil olekski kiire mängija, kes nagu läheks nagu, et aga ütleme see, et tema tuleb vastu ja siis Saarma, Shane, jooksevad sinna selja taha ja tema toidaks neid, see oleks ka täitsa okei, et seal oli esimesel poolel, aga see jooksis ka kokku. Ma ütlen, et Sappi mul ei jää väga silma see, et ta just kaitsesse töötamine, et kui see vastas keskpoolikult see Berge, äge tuua. Et nad ei saanud lihtsalt tunda, et üks põhjus, miks keskväljal me saime päris hästi hakkama, oligi Sappi ikkagi tegi nende elu ebamugavat. Selles mõttes, et igal hetkel võiks selja tagant Sappi tulla ja segada. Ja see on nagu positiivne, mulle ka see just meeldis, et ründa asi on. Jah, aga ütleme nii, et oligi samas üks olukord, palju ta seda palli sinna kasti sai või kus ta, kus asju ei oldki tegelikult. Et ta ei saadki nii-öelda selles mõttes ju ründaja tööd tehagi, ma ei tea, igans pikalt väljakul oli 70 midagi minutit. Sappi oli 83 okei. See oli tegelikult mulle isegi natuke üllatav, et seis, sa ju oli viimased 20 minti oli näha, et Norra igal juhul ei taha, et seal võib-olla oleks võinud ka Paalbergi varem juba ja see käis ka kommentaatoritel läbi, et oleks võib-olla võinud varem selle vahetuse teha, aga see on juba treenerite. Mis me paneme? 3-. Ma arvan küll, jah. Töökus. Töökuses saab 69 minutil tuli sisse Martin Miller, see oli ootavatu, et Eesti lõi just ära, just nagu momentum, et hakkame ründama ja paneme veel ja toome Milleri Saarma asemel nagu selles ootamatu käik. Võib-olla seis oli juba selline, et mäng võib-olla suurem huvi oli juba läinud, ma ei mäleta ühtegi Milleri liigutust. Ma tahaks öelda sama, et mul nagu otseselt nagu jah, tol hetkel ma juba aegselt kirjutasin lugu samal ajal, sest aga oligi tegelikult, see tribüüni oli ka näha, et mäng oli ju selline, et sealt nagu ei tule nagu emmast kummast suunas nagu mitte midagi, et ja siis oli juba siuke paras hetk, et hakkasin seda nii-öelda kogu teda mängust kirjutama, et ma lihtsalt ütlen pallipuuted. Miller sai mängida üle 2 minuti, Vetjal 15 ja Kristal Paalberg Poom siis 7 minutit ja nendest kõige vähem pallipuuted tegi Miller. See meest oligi väljas, Vetjal, eks ole, pani 18 puudet mängus, Miller 4, Kristal 4, see tähendab, et ta oligi täitsa, see kuidagi see positsioon ka, siis nagu me ütlesime, Saarma oli mängust väljas, okei. Ja sama oli see Miller, et oligi see raske positsioon ja need jutud, aga midagi ta minust juurde küll ei andnud. Pigem vastpidi. Nojah, et selles mõttes jah. Mängis liiga vähe. Selles mõttes on nagu raske öelda, et tegelikult vahetati kogu see nii-öelda ettepoole viisik vahetati kõik välja ju selle lõpus, et ma ütlen, tase ikka üle 20 minuti mängida, tegelikult sai päris palju. Aga vahetusmehena ütleme 20 jah, võiks olla selline. Aga samas Milleri minutite ajal Eesti võitis pealegi 1-0. Tegelikult anti ruumi, et seal oli võimalus särada küll. Teine mees, kes tuli Vetjal oli palju rohkem pildis. Okei, teate isegi, et sa jah tuli seal ju alla, seal liigutas palli edasi, ta nagu selles mõttes oli nagu rohkem pildis ja ilmselgelt ütleme nii, et tahaks arvata, tal on seda ambitsiooni Hennile ennast nagu tõesti, et tema on see mees, kes ei ole tegelikult ju Henni käe all, kui ta häberjal tuli, tal järsku oli kõik siin,
Vetkal kõva publik, fännas, kõik seal suured jutud värgid, ja nüüd ta Henni käe ajal tegelikult pole üldse nagu põhimõtteliselt nagu pilti saanudki, et temal on kindlasti seda motivatsiooni ja tahet nagu tõestada, ma ütles ka, minul jättis ka silma Vetjad nagu tuli, et ma tahan seda Alkrusi kohta endale, mis on see asi, üks asi, mida võib-olla ootabki vahetusmeestelt, et ma tahan rohkem kui see ees olev mees, ma olen parem kui see Soomets, lähen näitan. Ja selles mängus oli tegelikult võimalik varumeestel särada küll, et täpselt Norrakas enam ei survestanud, ei surunud, ei... Mina olen vana, ma teen numbrirände ära. Numbrid, särginumbrid, seal on oma ajaloolised traditsioonid, miks ründe on 9, äär on 7 ja kaitsepoolik on näiteks 6 ja 8. See, et meil on kaitsepoolik Vetjal number 9, palun ärme tee seda. Siin on inimesi, see on ainuke, mis üle jäi. Ma saan aru, Eestis on umbes 100 inimest, keda see häirib üks neist, mina, palun ärme pane. Ütleme 9 keskpoolikule muidugi, ma olen sinuga nõus, et see nagu ei lähe nagu mitte. Et meil on ärme ole mingites vanades mõttemaadlates kinni. See on 150 aastat jalgpalli traditsioone, kuidas on need numbrid tekkinud ja palun. Aga ma arvan, Vetjal... Sa tead, et Inglismaal on number 4, mis positsioon? No see pole vahet, mis seal, kas... seal on alumine poolik, miks on Gerard 4? Ei, ma tean, ja Argentiinas on number 4 on parem kaitse, omas igas riigis see 9 ei tohi olla. Meil on nii noor riik, meil ei ole meil ei ole paigas, me teeme ümber 9. Omal ajal ikka oli see, et see, kes 9 nimel käis ikka võitlus, et kes endale saab selle, et see oli ikkagi siuke nagu austusväärne number, ja anname selle 9 paluründele, anname selle Lasse Palbergule 9 ja Lasse Vetkel võtab number 16 ja vahetab ära, teeme asju õigesti. Aga Vetkel 3, Tuuli, ülejäänud mehed, Kristal, Palberg, Poom, nendest, Kristal kohe tuli, tegi Kristalit, on ju seal mingi röövis palli ja möllas, Palberg sai latilöögi kirja, rikošett, väga olematu nurgalt, aga ütleme nii, et ikka staadionil käis ikka kahin päris läbi nagu, et mis nüüd see oleks võinud ära vajuda küll, see oleks nagu super olnud talle. Aga see, et Palberg tuli ja ma selle 7 minutiga ikkagi ühe ohtliku löögi sai, et see mõttes, et kui juures mõlemad Kristal ja Palberg hea 17 ja 18 ja möllasid, oligi. Tegelikult oleks lahe, kui need vennad nüüd seal Küprose vastu saaks nagu seal ikkagi nagu rohkem nagu näidata ennast. Ma ei tea, mida sellest välja lugeda. Et Tamm pingil jäi või? Tamm ja Anier mõlemad vist ei saanud. Kukk ei saanud, jah. Ja, et sul oli pingilt, ei tea, see on lihtsalt see, et noorenduskuur, Eesti igavene noorenduskuur iga treeneriga, või siis äkki on ikkagi üle mänginud, see oleks päris pull, kui trennide põhjal näeb, et Eesti parim on Sappinen, teine on Palberg, ja ongi, et ta on nagu Tammest ja Anierist paneb, see on mis oleks päris pull, ma ei tea, kas ta on. Muidugi treenerina kui tahad seda positiivset krediiti, siis paned noored sisse, siis kõik on nagu see positiivne vaib, muidu on jälle see, kurat, vist neid noori mängida. Miks varem ei pannud? Ütleme, Sappineniga nüüd kindlasti Hennil ongi siuke oma eriline suhe, et Sappinen meeldib talle ja nii-öelda ründena, kui ta on vähegi nagu okeis vormis, siis alati Henn on teda eelistanud. Ja ütleme, ma selles mõttes ma pigem kaldun sinna Eigo teooriasse, et kuna mängel selles mõttes tehtud, seal oli näha, et norrakad ei pinguta seal midagi suurt nagu ilmselt enam juhtumas pole, siis ma arvan, see oli üks põhjus, miks Henn eelistas Palbergi, Tammele ja Anierile. See lihtsalt minu enda tundmus, mitte me eile pärast mängu selle kohta ei küsinud, et selles mõttes ma jään Henni enda arvamus jään praegu võlgu. Aga kodu see tuua, Kristal, Palberg, Poom, kui tahta öelda, võib öelda, et ei hinda, sest liiga vähe mängisid, aga mina annaks täitsa kodu selle rambale 4 ära, et nende minutid otseselt ei särtsu küll, et jäi, Kristal jäi rohkem meelde mõnes mõttes kui Shane. Ei selles mõttes Kristal tuleb alati särtsu, nagu ei ole nagu küsimuski, et ta on olemuselt selline mängija, et ta nagu, ta ongi siuke nahaalne ja vastase jaoks ebamugav ja ta nagu ta nüüd ei löö seal väljakul risti ette ja samas, kui Palberg oli siin nüüd, kas ta Itaalia vastu sai seal debüüdi või oli ta Moldova, ma ei mäleta, kui Emma vastu seal tuli, ja see oli kuidagi, ma ei tea, võib-olla tundus, et kuidagi, ma ei tea, äkki jalg väheke värises või kuidagi, see eile ta selles mõttes oli juba nagu selle võrra kindlam, et ta nagu, kui asi nagu nii edasi läheb, siis selles mõttes andke ainult nagu noortele aega ja siis peab lootma paremat. Aga kodu, see mäng tervikuna, ma ei tea, kas 2 või 3 miinus. 3 miinus. Selles mõttes ma just nagu siia tulles nagu mõtlesin ka selle peale,
et kuidas nagu tavaliselt ütleme, klikinumbrid või lugeja huvi tegelikult näitab ära, et mismoodi see nagu kuidagi mingis mõttes mängu nagu laiemalt vastu võetakse, et alati kõige rohkem huvi on siis, kui tuleb nagu mingi super üllatus tulemus väga hästi, siis on nagu mega, kui läheb nagu ilgelt kehvasti, siis on ka ikkagi suur huvi, kui läheb siuke nagu pigem hästi, ala näiteks võidame kodus Asereid või nüüd sama mingi Moldovat võõrsil võitsime, see on ka siuke üle keskmise ja siis on siuke nagu läheb selliselt nagu ootuspäraselt või arvatatavalt või siis on siuke keskmisest siuke madalam lugeja või eile oligi see keskmisest madalam, et selles mõttes üldine ootus, ma arvan, oli midagi sellist ja lõpuks nagu läkski nii ja oligi siuke, et kokkuvõttes nagu piinlikuks ei läinud ja kõige parema tulemusega meie grupist norrakatega. 3-0 Itaalia on kehvem kui 4-1, ütleme nii. Selles mõttes küll, jah. Teine oli 5-0 ja 11-1. Selles mõttes, ja kokkuvõttes oligi täpselt, piinlikuks ei läinud, aga sama selle Norra 20 viimast 4-2 oleks veel parem olnud ja teelt, need väravad. No esimene pool oli lubav, teine pool oli katastroof. Selles mõttes, et me ei saa, et Norra lõpetas ära peale 4. väravat, see on fakt, et me ei saa öelda, et lõpp tegelikult oli midagi positiivset. Norra ei mänginud enam. Kusjuures arvasin, et Norra kas võib-olla ei tule selle survega, et ta peab igal juhul on ju võitma meid, et järsku ei tule toime. Esimene pool aeg saime hakkama täitsa. Selles mõttes huvitav, ma lugesin pärast mängu seda Sörlot kommentaari, mis oli seal kodulehel ja siis ta ütleski, et see tema see esimene värav, et tema nagu nimetas seda oma karjääri kõige tähtsamaks või olulisemaks väravaks ja ütles ka, et ütles, et korraga oli nii pingelangus, kergendus, rööm, kõik mis iganes tunnet, et kui me oleksime suutnud selle nagu 10 minti võib-olla vastu pidada ega ei tea midagi, mis seal sest ega nendel norrakatel ei ole selliseid okei, need ääred välja arvatud siis, aga ei ole mingit ulmemendasid seal välja arvatud suurus siis seal väravees ääred on ju. Aga esimene poolak näitas, et tegelikult jooksis neil mõistus kokku. Et tegelikult ikkagi samas nagu see näitas ka seda, et tegelikult neil see sisemine pinge oli ikkagi nagu päris suur, ei olnud nagu see, et me nüüd muidugi enne sõnades oli see, et me võidame ja seal 3 lüüa, võib-olla mingi küsimus on ja mingid siuksed üleüldiselt nagu arvamused nagu sealt Norra meedias nagu olid, et aga samas siuke tegelikult ei olnud midagi nagu nii sama, et me nüüd ikka 50 minuti pole veel löönud, selles mõttes ilmselgelt nagu seal mehi juba näris nagu see asi, jah. Aga miks siis Norra mängimis lõpetas, siis nad põhimõtteliselt, kui nad kaotavad Itaaliale viimast mängust 0-8, siis nad on ikka grupi võitjad. Kas on nii vähe on vahe või? Seal on pluss 17 värate vahe. Ei tähendab, Norra on pluss 29, Itaalia pluss 12, et 9-0, Itaalia võidab. Mina usun, Itaalia särk seljast, let's go, et on tehtav. Aga fakt on see, et kui Eesti, me ei ole fakt, paneme siis Eesti selle Norra mängu eest 3-, mis iganes, aga fakt on see, et Eesti 99,9% tõenäosus lõpetab grupis 4. Võta, mis meil siis saldoks jäi, 8 mängu, võitsime Moldovat võõrsil, kusjuures seal oli vastased oli vähemuses, see on positiivne. Ja ei olnud tervet mängust, palume, et see ka teise poole algust suht sai. Ütleme, et seal natuke oli see abiks. Positiivne oli ka mäng Norrada kodus, 0-1, Norra kõige raskem mäng üldse viimastel paaril aastal, miskvõrst tundub, et Eesti ei sobi Norrale. Aga ega muud positiivset. Võib-olla seal on just see, et lihtsalt teatud asjad langesid kokku, hea võit ees, kohe jälle Norra tõusis ära, mõtles liiga palju, tulebki nii lihtsalt. Aga mis on, kui me räägime sellest, et Eesti 2028 EM-ile, siis see, et Moldova kodus viik, pahandus, Iisraelile 2 kaotust, pahandus, selles mõttes pahandus, et see, me ikkagi grupi teisest kohast tuleme praegu 14 punkti puudu. Võib-olla isegi tuleb 17, kui see Itaalia võidab viimase mängus. Tegelikult ütleb sama need Iisraeli mängud mõlemad olid ju sellised, et tegelikult ju seda võidulootust ei olnud ja küll mõlemad läksime juhtima, aga võõrsil me olime ikka kes me sungas toimus mängu, tegelikult me olime seal ikka ju trammi all nagu ja kodus oli ka seal, mehed olid küll hästi pettunud pärast, aga ikkagi 1-3 ja samas nagu neid võimalusi nii ülemäära palju ka ei olnud, et seal just ka mingi Norra aeg küsis, et kuidas nagu üldiselt me nagu grupiga või lõppkokkuvõttes nagu rahul oleme ja siis oli ka see, et ikkagi tegelikult me ju tahtsime sealt ikkagi eespoolt ka vähemalt 1 punkti või midagi nagu kätte saada. Samas, mis positiivne, lõpuks suutsime kõigile värav lüüa, mis tihtipeale on ka see, et me seal kõige viimasele ja veel viimasele lööme, aga samas nii-öelda ettepoole ei suudanud kellegi lüüa, et seekord nii Norrale kui Itaaliale ikkagi ühe lõime nagu ära, mis selles mõttes on see, et vahepeal on meil jälle see, et ma ei tea,
pool aastat pole väravatanud, siis on see tunne, et no, miks toimub, on. Et väike samm, aga tahad suuremat sammu, on vist see, et no nüüd on selline mõttekoht, et nüüd on paar korda seda 5 proovitud, et teatud olukordades mina ütlen küll, et ongi vaja, et muud moodi ei saagi ja tuleb õppida nautima kaitsetööd, et peamegi harjuma sellega, et me satume vahet mingitel hetkedel nii-öelda rongi alla ja me tuleme sealt välja lihtsalt, ega vastane ka nüüd ei suru meid 20, 30, 45 minutit järjest, et küll me tuleme, küll me saame need võimalused, lihtsalt me peame kaitses asjad lukku saama. Mulle ka tundus kuidagi need september-oktoober mängud, et kuidagi sellega jõuti nagu selleni, et see, mis me nagu siima nagu teinud oleme, et see kuidagi vist ikkagi ei toimi nagu, et nüüd hakati kuidagi nagu aga ma olen nõus sellega, et see ei pea olema iga mäng, et mõnikord 4-ga, mõnikord 5-ga, võib-olla isegi lausa mängu sees vahetada on ju vastavalt vajadustele, et see oleks täitsa mõttekoht. Aga ma ütlen, selline Rodu valitsari on ka selline olnud rahuldav. Me tegime miinimumi ära, meie ülesanne oli Moldovat edestada. See oli meie miinimum ülesanne. Kõik alla selle on... Ei, selleks muidugi jah, et noh, jälle kuidas võtta, no see Moldova mingi aasta tagasi või 2 Poolat on, et noh, see on muidugi neil ka. No lihtsalt, ma arvan, hea... Aga kui Moldovat ei oleks grupis olnud, kas me siis oleks rahul? Jaa, see ma just tahtsingi sinna, aga meil on see õnn oli, et meil oli grupis Moldova, paljudes kohtades on 4 grupid, 4 grupp tähendaks seda, et Eesti on seal kõige kehvem ja siis me oleks ära tulnud nii, et ma olen enam kui kindel, et me oleks ikkagi punkte tahtnud, ütleme, siis õige point, ettepoolt, aga ma ütlen, et kuidagi seda sammu sellele Euroopa keskmikule või Euroopa tippudele, nagu me ei ole lähemale teinud, mida hirmsasti ootaks. Jah, me jäda on küll see, et oligi sama nagu Baskotsi ja Käiterid puudu, et tegelikult see annab nagu meiesugusel koondisel nagu nii palju nagu tunda, et meil on jah vaja alati neid kõiki kohale ja kuidagi head päeva ja kõik peab seal klappima ja võib-olla vastasel kõik ei õnnestu, et siis on täpselt tekivad võib-olla need võimalused seda sükast keskmikku hammustada, need suurtega on juba ka väga heal päeval raske. Ja neid murdumisi tahaks on ju vältida, et need, kus me mõne minuti jooksul saame mitu väravat järjest, et siin olid just et Itaalia ja Norra nüüd siis näiteks. Kui sa vaatan sellised sarnased, siis Kosoval näiteks väga raske grupp on Šveits, Sloveenia, Rootsi, Kosovo. Kosovo läheb sealt teisena edasi. Pandi Rootsile 2 korda ära. Rootsi on sootuks viimane, et Kosovo suudab on ju nendest väikestest. Vääridest saab räägida. Ma vaatasin seda eelmist Rootsi-Kosovo mängu, see jah, uskumatu, kui hambutur Rootsi oli võrreldes, mis meie vastu näitasid, et see nagu täitsa öö ja päev. Aserid on ju 4. selles, Aserid said Ukrainalt viigi kätte, veel on, siin on Armeenia alistas Iirimaa, et kõik need väikesed ikkagi... Ja Iirimaa alistas eile Portugali. et selles mõttes natuke... ja seda suurt edasi on. Kusjuures seal oli natuke eile, jälgisin seda Iirit ja Portugali, seal oli Iiri oli ka kaitses, seal Portugal surus, aga nõelasid nii teravalt. Nõelas ka vana Ronaldo, küünardotigi näkku siis oli juba ära nõelatud kõik. See on päris huvitav, mis see nüüd teeb, et päriselt vist peaks see tähendama seda, et päris pikka mängu keeldu, 2-3 mängu, kas MM-i jätad Ronaldo ära, ei saa jätta. Seal mõtlemise koht, Portugal läheb otsa on ja grupi võitjana. Minu meelest küll, jah. Et siis ei ole vaata seda play-offi ka, kus saaks mängud ära kanda keelu. Tõenäoliselt lähevad, jah, vaatab, et ja mis siis ei ole, see Aken ei ole läbi, Eesti Alfa Mega staadionil mängib Küprosega. Alfa, päris nimi või? Alfa Mega staadion, Limassoolis. On tuttav staadion Alfa Mega või? Ma ei ole kindel, mis nende staadionite nimed olid. Mis ta siis päris on? Limassoolis ma olen ikka mänginud. Limassooli staadion on vist lihtsalt tegelikult. Seal oli suur, me oleme ennemgi mänginud Limassooli, ma ei tea, kui nad on renoveerinud või midagi uueks teid. Ei, lihtsalt seal on Alfa Mega sponsor. Huvitav, mis ta Alfa Mega on, natuke huvitav. Igas, siis me sealt mängult me vist ootame seda, et ma ei tea, mis me ootame, et natukene tahaks tulemust. Tulemust, sõprusmängust tulemus on viimane asja, ärge nüüd kuule, lolli mäsi mind läheb sõprusmängu tulemustega. Tahaks näha tõudjast, keskkaitses, tahaks näha, kuidas tartama saab, sest et Peetson ei teinud head mängu, et ma loodan, et tõudjal on see ilus pehme jalg, äkki see vasakpoolse sellena võiks olla tulevikus mingi selline abinõu ja ma ei tea, mis veel, Paalberg ja Tamme tahaks näha ja edasi lõngad. Et
ma ei tea, teil vist ei ole erisoove, saadad ainult võitu. Ma tahan võitu. Kontrollmängust tahab võitu. Tahaks lihtsalt sükast, et mängiks hästi ja saaks võidu, ma tahaks nii. Kahte ei saa. Kole mäng, aga võit. Aga huvitav männu, see on kuidagi jah, ma ütlen, ise ETV-d isegi kottid viitsid stuudiotega mitte midagi teha, see on täitsa mõttetu mängu, Lure ja Huvi näitas ka suht kedagi huvitanud see mängu. Ei oli jah, kuidagi nagu ta enne mängu nagu ei tekitanud ei olnud, et Festland nagu siin käis läbi. Seal endas, kus sa olid, seal olid ju paberlehed, seal tänavakioskes oligi suurt punasega Festland oli seal kirjas. No, et selles mõttes on okei, vot. Aga Küprose mängust võime rääkida siis, kui Eesti on Küprosega ära mänginud. Vahepeal juhtuski positiivsed asju Eesti jalgpallis, kui te, ma ei tea, palju te jälgisite, aga et Tammeka jäi püsima ja kure. Ma mõtlen koondis, sa olid seal vähem reisil, sinule me räägime millal viimse asjadest, aga meil valikmängus Eesti mis ta on, U19 viigistas Portugaliga. No see viik oli muidugi selline, et ma arvan, see Vainula, väraht Vainula, see tegi elumängu. Aga me muud moodi ei saa. Oleks me võrsinud Norra vastu 0-0 ja Heinast elumängu, ma näpud püsti. Ei, üks, seal koduse, ma vaatasin neid highlightid olid põhimõtteliselt mingi umbes 15 Vainula imetõrjet. Aga, mis ma ütlen, et ja siis see Skvortsov lõi värava, kurat see koondis, tegelikult on Vainula on laadris, on ju? Jah, Laadri poiss 18 aastast on suur äde väraht ja meil mängib kuradi see Patuurits. Ja vaatad seda meest, vaatad seda, mis tõrjed teeb, kurat see, need noored ju peavad peale saama ja me anname neid minutit Patuuritsile, jumal küll miks ja Skvortsov samamoodi, no iga nurk ju saab Eesti liigas platsile, on äge, aga meil seal Levadias on ta umbes raadimisvalik on ju, sellepärast, et meil on ju vaja seal tambetuudele ja mingitele torbikutele seal minutit anda, jumala eest, et Eesti noori saaks, et selles mõttes on äge tulemus, noh. Tegelikult üks kiidame, et valikmäng ei olnud sõprusmäng, et vaatasin eres Portugali, üks mees oli vist Portugali liigast, et peale saanud, et suht selline noorte ei olnud midagi väga talendikas, et tundus, et Portugali see ei ole, aga kiidame, et ma arvan, ükskõik missugune Portugal on vastas alati, kui saad tulemuse kätte, on igat pidi kõva. Nii palju, kui ma selle mängu vaatasin, siis ma arvan 80% ajast Siim Valt tarjus August, et siis Wagneri, ma ei tea, mis see ülesanne oli, aga see kogu aeg oli, õpetas jookse August, väga humorik, seepärast on Eesti lõbus on, et pole seda, et kui publikut ei ole, on ikka kuulda, et see kõik on tore, tipp-top. Ja mis siis veel maavõistluses mängis U17, võitis Ungarit 1-0. Anna, no see on maavõistlus, ma ei tea, mis me loeme. Praegu mängivad just teist mängu. Ja, Utu Torjus lõi värava ja kuulus Samuel Kirsipuu. See sai punase. Sellist mehed viimst tulebki, jah? Agressiivsed. Et natuke saab ikkagi vana ja seda plaadi peale panna. Praegu läheb hästi. Et seal, tegelikult head tulemused, et sealt altpoolt on tulemas küll, et kiidame. Aga nagu näitab see, et ei ole päris puhas 0-7 koondis, et meil on seal 0-8, et neil on isegi 1-0-9 kaarese näol, et jah, et aga sama U19, et uuesti, need poisid võiksid kõik juba Eesti meistriliigas peale saada, minu mõttes. Absoluutselt. Samamoodi vaatame, Tartus kaitsjat on Kalju, üks on see Lillemets ja teine on see Lillemets on seal, jah. Ja kes see teine Kaljukas on? Mul see nimi kadus ära meelest, aga Jakimov, et Tartus Kaljukat on ja Kaljus jälle, sul on jube keeruline keskkaitsel peale saada, kuidas sada teeb minutid, aga tegelikult võiks saada. Aga teeme üleskutse, Lillemets on jah, seal esinduse lähedal on ja mängib esiliigas. Aga muidu mõtled küll, Lillemets peale. Patuurins koju. Ei no õige, need kõik need 19. Kalmõkov Floras, Alama Floras. Valdmets Floras ei saa peale, eks ole. Lohmatov on Torino. Skvortsov ei saa peale. Jah, Skvortsov ei saa peale. Limberg on Pärnu. Tema saab peale. Ja Kukk, esiliiga. Jah, et seal loodame, et saavad, et mida, jah. Ja siis on meil jah, välismaal mängivad, siis on Wagner ja Lohmatov. Wagner, Lohmatov ja varust tuli Hint, on ju. Hint, jah, õige, kuulus. Valtis puri. Kuidas siis
kuidas me siis üleminekumängudeks, Andres Opper, valmis oleme, nüüd sa oled, ma saan aru, vaim on puhanud suurteks mängudeks valmis, et eks ma juba vaatasin siin kure asju vaatasin ja eks saab valmistuma. Ma arvan, et see hea, mis enne muidu on need üleminekumängud mõttetud, aga ma käisin vaata, see on üle paari nädala vanune teema, aga õhtune jalutus oli, vaatasin, et Viimsi juhib karikmändus 1-0 Ralju vastu, siis kui ma lähedal olin, siis mõtlesin, et vaatan teist poolaega, kuidas Ralju surub teid kasti ja pommitab. Polnud midagi. Mitte midagi, täitsa veestus, natuke liialdada, see võib Viimsi täitsa võrdne, isegi 1-0 Viimsi eduseisus oli täitsa võrdne mäng. Ma arvan, et see kui muidu oleks see jutt, et äkki Kuressaare alahindab teid, siis peale seda mängu vaatamis, ma arvan, mitte keegi ei alahinda seda. Karuteene või? Karuteene, oleks seal 0-10 ja mõtlema meelega, vaata, siis oleks Kuressaare saanud möllata. 22 on siis esimene mäng Viimsis. Nii on. Ehk siis kõik inimesed, kes siin ootavad. Tulge vaatama, tulge. Kuressaare võiks lõpuks ometi lahkuda liigast. Märten Pajunur viimased mängud, Märten Pajunur viimased mängud, Viimsi lõpuks ometi, kas me saame selle liiga nüüd ikka Harjumaa keskseks, nagu on õige asi, vaata. No olgem ausad, ka Kuressaare on tegelikult ju Tallinna klubi. Ma saan aru, et teil siis lõpuhood oli hea, eks ole, hooajal, et oli jah, et võib-olla Nõmme United sai piisava edu ja seal just need mõned kaotused meil tulid kuidagi, mis ei olnud vaja kaotada ja Nõmme United nagu ei libastunud või ei kaotanud neid punkte niimoodi. Kui hea Pilgarsvili oli esiliigas? Ja ikkagi oli ja Saka ja siis Froll olid ikkagi, nad olid teisel tasemel, et võib-olla seal, aga ma arvan, et meil oli ka jah, tõesti, hea hoog oli sees. Ehk siis see lõppes esiliiga nii, Nõmme United esimene 92 punkti, et 36 mängust siis võitsid 30 ehk ja Viimsi siis teine 78. Et see kolmas siis Velkro 63. Et seal päris suured vahed on ju. 58 ja siis tulid erinevad duublid enamasti ja viimaseks jäi Tartu Tammekaris siis värate vahe -97, kui ma õigesti arvasin. Ja 10 punkti. Vot, sellised esiliigi jutud. Aga mida Viimsil on vist vaja ikkagi hirmsest oleks vaja nüüd üles saada, sest nüüd alla landab kahjuks ju Tallinn Kalev, kes siin ilmselgelt on näha, et seal ambitsiooni on ikkagi rohkem küll seda jalgpalli värk. Iga päev teeb uudis, et jälle mingi uus, täna vist oli jälle mingi värv, seal on mingi 15 välismaalast toodud juba mingi erinevateks treeneriteks, et see täiesti ulme asja teaks. Nüüd ootame Kurro Torrese palkamist. Kurro Torrese palkamist jah, et see sinna need jutud. Aga edas midagi. Eks ma arvan, et Küprose mängu võtame kokku, et ja järgmine tähtis asi koondisel siis loomulikult tuleb see Rahvuste Liiga loos tuleb vist äkki jaa, detsembris jah, et siis on võib-olla grupp, ma ei tea, mis siin kõige raskem, et Itaalia, Slovakkia ja Itaalia mitte Itaalia, mis ma ütlesin Itaalia? Island, Slovakkia, võib tulla grupi Island, Slovakkia ja näiteks Luksemburg, mis oleks väga hull, aga samas võib tulla näiteks Kasahstan, Bulgaaria ja San Marino neid. No see oleks ju päris tore. Seal hakkaks keerutama lihtsalt, seal ma hakkaks keerutama. Kas Kasahstani minna, oleks tore? Jah, Astana, oot. Almatõõ, jah, õige. Vot. Kitse viima jooma. Jah. Aga mis lõppu küsimuseks teeme siis? Andres Opper, mis oli siis, mis Miamis kõige ännendam oli? See peaks ütlema, kas soovitad inimesele Miamit? Ilmselgelt me Oslot ei soovita, kui õlu maksab 10 eurot nõmerik. Ma fännid tegid, ma lugesin ka kuskil otsisid patrullisid välja koha, kus õlu oli 7 eurot, et seal, ei nad kõva töö leidsid ühe koha. Ma olen ise Oslos nii käinud, et tahaks ühe õlle teha, see vahepeal 2 lennu vahel. Ja kurat, ei leia ühtegi kohta. No süda tilgub verd. Ja Miami, mis sa siis soovitad? Seal tilgub ka süda verd kõlutast. South Beach oli väga tore ja eks seal ringi vaadata, jalutada, sõita ratastega, väga kihvt, et nägi palju. See on lahe see, mis tänav see on nüüd see, kus see
Versace maha lasti omal ajal, kus see Ocean Drive, ja seal oligi, et jalutad seal ranna ääres ja lähed sealt mööda, et see, ma õhtuti ei olnud seal, aga noh, me tegime hommikuse jalutuskäigu. Kartsin õhtul väljas käia, ma saan aru. Kellaaeg oli juba niimoodi, 7 tundi aja vahe, see andis ka tunda, et kella 7-8 paiku juba tuli selline, et magama ära. Vana inimene, aga ärkad ja kell 4 üles. Randa. Aga me saime veel mingi sellise nalja, et oli kogu aeg sinna 30 kanti olid kraadid ja siis järsku üks päev oli mingi 5 või 6 kraadi ja feels like 0, et mingi 112 aastat pole nii külm olnud. Mõtlesin, et see ei saa olla, tõsi, eile just puhus fööniga tuult näkku, lähed välja, ongi külm, lähed tagasi sama targad. Et päris tore seiklus oli, et kui ei teaks, ei usuks. Aga igasuguseid loomi ja mis need, ma ei tea, sisalikud sellised meetrised jooksevad mööda tänavat ringi, et päris pull. Not. Midagi, loodame siis on ilma ka ülemineku mängudeks. Eile just oli, kui kus me mängime Kuressaares 29. muru peal. Autobaasis. Ei, lihtsalt eile, kui sa kõndisid kas korraks mingi 10 meetrit ühest spordivaarist üle teise lokaali, siis see 10 meetrit jalutus vihma sajab, sa mõtlesid jumal tänatud, et see Eesti meistriga läbi on. Mõtle praegu lähed selle eilse ilmana, vaataks mingi mängu, mingi 4 kraadi ja Viimsisse vaatama kõik. Jah, panne siis kirja 22 on see skuube. Et äkki saab mingi 800 inimest kokku näitud. Ma ei tea, seal Viimsis ikka meid ikka toetatakse päris tublisti, et jah, meil on päris toredad toetajad tõesti. Vot. Ja eks see kord saada oli juba pikk tuli. Vabandan ilma rahva ees. Näidas midagi, et öelge siis ilusad lõpusõnad ja eks kuuleme siis taas mingis vormis võtame Küprosmänguna rokku. Et sellepärast, et nagu Kalvet ütles, kui võitu ei tule, ärge tagasi Eestisse tulge järgi sinna Limassooli vaata. Täpselt nii mõtlesingi, jah? Aga öelge lõpusõna, ma ütlesin iga rülli üles. Nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.